sest sinu jaoks võiks kõike teha, kõiki torme trotsides hoian meie laevast kinni, vastuseid meil otsides. Sinuga ma rohkem tervik, naine minu liivale, sina oled minu lemmik, kolmest soovist viimane. Tere hommikust! Täna on kolmapäev, aga selline natuke eriline kolmapäev, sest Asso teeb kodukontorit, aga mitte kodust, vaid nad sõitsid tüdrukutega Tallinnasse. Et meie saaks siin Elsuga lihtsalt hästi rahulikult võtta. Ja seda me siin teeme. Mingit plaani nagu polegi. Lihtsalt enam-vähem passida, sest et seda passimist mu aju nagu vajabki kõige rohkem viimasel ajal, et see hall sügis ja see eluperiood hetkel kokku on ikka aju päris krussi keeranud. Et päris väsitav on see kõik, see pendeldamine selle vahel, et ma olen väsinud, ma ei taha midagi teha. Ja siis nagu arusaamine, et kas ma olen päriselt väsinud või ma olen laisk ja ma peaksin ennast tagant sundima, siis ma üritan ennast tagant sundida, siis miski ei tule välja. Ja siis, jah, aga täna on täitsa plaanitu päev. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen lõpuks jogurtit jälle, sest ma selle piima ostsin juba nädalavahetusel selle jaoks, et jogurtit teha ja täna on juba kolmapäev ja endiselt on tegemata. Down. Seisa. Umbata.
seisa. Down. Seisa. Istu. Tubli. Happy. Happy. Tubli happy. Koivad. Tubli koivad. Mine tagasi, hopp. Tubli. Ja mis ma selle praeguse eluperioodi all mõtlen, on mitte viimased aastad, kuigi noh, kui nüüd hästi mustvalgelt vaadata, siis viimased aastad on ju ühed väga erilised, kui me oleme olnud lapsevanemad ja kõik see nagu kulmineerub sellega, kus ma nüüd olen, et meil on nüüd 3 last, on november, aeg, mil miski väga õue ei kutsu. Kui ma nüüd räägin, et mis oleks siis nagu lahendus sellele, et olla, et kuidagi ennast aidata, olla energilisem, siis loomulikult liikumine ja värske õhk. Aga november on see aeg, kus eriti miski ei kutsu õue. Ja siis noh, on minu elus sellised tingimused, et meil on 4-aastane, noh, kes saab väga hästi ise hakkama, temaga ei ole midagi. Siis on 2-aastane, kes vajab väga palju nõustamist, assisteerimist, julgustamist, juhendamist, suunamist. Ja siis on peaaegu 8-kuune, kes vajab väga palju mind, minu füüsilist kohalolemist ja tähelepanu. Ja see õueminek tihti on nii, tundub juba ette nagu liiga palju. Ja siis noh, aina vähemaks jääb seda õues käimist ja siis see omakorda paneb selle palli veerema kõik need nokkini sava lahti, et peaks rohkem õues käima. See on ju mulle hea väljas liikuda. Aga õueminek omakorda on selline väsitav stressiallikas. Et vahel nagu mitte alati ei tundu see seda väärt olevat, kuigi nagu lõpuks tead teoorias, et alati on, no peaaegu, ühesõnaga peaaegu alati. Et jah, sellised hästi lihtsad argised dilemmad ja sellised toimetused ja mõtisklused ja kompromissid ja valikud, otsused. Ja just see otsuste tegemise vajadus ja kõik see, et mina vastutan ja mina olen siin, kui ma olen üksi kodus see, kes peab vastutama ja otsustama, siis see on ju väsitav vahel. Et tahaks ise olla väike laps ja siis tuleb see, tahaks, et oleks lapsemeelsus rohkem peale, et oleksin lapsemeelsem ja rõõmsam, aga kuskilt nagu ei ole seda vahel välja imeda ja siis tuleb hoopis välja lapsikus. Ehk siis olen nagu lapsik selline, et ma ei taha. Samas nagu muud ei jää üle, ma pean oma elu elama, ma ei saa lihtsalt nagu, et kõik mingi aknast välja ja mina nüüd tahan siin nagu mossitada, vaata. Ei ole sellist varianti. Et ei saa lapsik olla, tuleb leida endas
jõud, et olla lapsemeelne. Ja see on see minu suur missioon alati. Et leida endas sära, säde, et olla rõõmus. Ja see on selline tohutu töö vahel. Ja vahel ei tulegi välja. Aga täna on see mul üsna lihtne, sest et me oleme Elsuga kahekesi ja väga aeglaselt siin liigume, ei pea millegi eest rohkem vastutama ega midagi rohkem otsustama kui lihtsalt seda, et kus me nüüd istume, kus me nüüd astume, kus me nüüd kallistame. Et see elu ühe beebiga on lihtsalt ülimalt stressivaba minu jaoks, kellel on juba 3 väikest last. Et me siis lähme jalutama. Tühja tuld kui tagaajad, nii need muured kestavad, räästa all ju ikka sajab, omad vitsad peksavad. Tühja tuld kui tagaajad, nii need muured kestavad, räästa all ju ikka sajab, omad vitsad peksavad. Rõnga võib ju viisata, kuid selleni pead ujuma, elada saab igat moodi, eks sa ise otsusta. Rõnga võib ju viisata, kuid selleni pead ujuma, elada saab igat moodi, eks sa ise otsusta. Kõnnid ringi labürindis väljapääsu leidmata, sest uusud kõike seda, mida harjunud endal rääkima. Kui ei mõista oma hoida, teise õnne ihalda, rohi on ju rohelisem seal, kus seda kastad sa. Kõndisin kodu poole ja mõtlesin, et tahaks rääkida. Siis tulin jälle selle peale, et jälle tuul puhub, kui mina tahan rääkida. Alati, kui ma tahan rääkida, siis siin tuul puhub ja siis ma mõtlesin nendele mustritele. Vaatasin läbi kaamera telefoni ekraani siis, mis mu ees on. Ja sain aru, et need on need samad kaadrid, mida ma olen aastasse teinud, need vanad head. Et me oleme siin juba nii kaua elanud ja olnud ja jäädvustanud ka siis, et juba on sellised mingid vanad head nurgad, kaadrid, mis alati kuidagi silma jäävad ja minu ees on. Olid siis ju need vankriajad, kui pidevalt kõndisin seal mööda Punaste tammede alleed edasi-tagasi. Ja need samad vaated olid pidevalt. Ja see sama tee. Ja ma ei tea, kus ma sellega jõuda tahtsin, aga igatahes. Et küll me oleme siin ikka palju aastaid ja aasta aegu näinud. Et võib-olla on see mõte tuleb sellest, kuidas ma tunnen, et ma püüan kas tagasi püüda või uuesti või kuidagi midagi sarnast luua seda. Rääkisin sellest lapsemeelsusest ja sellest lapsemeelsest rõõmust, et see esimese aasta elevus, mis ju on, kui ma ei tea, kui paljud teist seda kogenud on, aga et selline tunne, et me olime nii noored ja nii rõõmsad ja rohelised ja energilised ja kõike seda. Ja siis nüüd nagu vahepeal väsid ära vaata. Inimesed ikka väsivad. On perioode, mis nõuavad rohkem. Ja on perioode, kus ei pane tähelegi, et sult midagi üldse nõutakse, et kuidagi kõik läheb kergelt, lendlevalt. Aga praegu jah, praegu jah. On selline, eile just või täna või oli täiskuu ja minul on vastupidi, ma olen hakanud täheldama, ma olen sellepärast hakanud täheldama, et mitmed minu tuttavad ütlevad, et täiskuu mõjutab neid halvasti, et on kuidagi halb uni ja kõike seda, aga mina olen siis tänu sellele hakanud täheldama, et mul on vastupidi. Kui hakkab täiskuu tulema ja kui on täiskuu, mul on kõige energilisemad ja kõige paremad päevad. Et mina olen kuidagi omas elemendis, kui on täiskuu. Et ma olen siis selline.
et ma ei tea, eks ma jälgin seda nagu veel, aga lihtsalt selline avastus on hetkel. Ja kes mäletab neid kollaseid poste, siis mäletab lambaid. Just mõned päevad tagasi Merilin, kelle juures siis Lill, Lenni ja Meeli, meie 3 rendilambakest tulid maikuus, pani tagantjärgi kokku kevadise lammaste poegimise video ja see avas mul mingi mälestuste laeka, mis lükkas mul pisarakraanid niimoodi lahti. Tahaks öelda, et need olid heldimuse pisarad, et seal on ju meie sõbrad lambakesed ka, aga need olid täiesti kuskile sisse peitu ära pakitud rasked tunded sellest meie lambapidamise kogemusest, et kuidas ikkagi saab ju öelda, et me ei saanud, see oli õppimise kogemus ja me ei saanud nagu midagi paremini teha ja siis ei tagasi minna, lihtsalt läheb vahel nii, loomade pidamisega ikka on nii, aga see tunne, et kontekst on siis selline, et lambad olid ju siin ja nad tulid mai lõpus ja tuli välja, et siin on nii hull seis putukatega, parmudega. Meil olid siin täiesti nagu vapsiku suurused parmud ja seis läks nii hulluks, et nad pidid varem koju minema, nad pidid olema sügiseni, külmani siis siin, aga ma olin Meriliniga ühenduses ja viimse piirini justkui tagantjärgi vaadates hoidsime neid siin, et kogu aeg mõtlesime, et saame nagu korda, ma nii üritasin ravida, putukad närisid katki ja siis nad sügasid katki ja neil olid haavandid ja ma panin neile salle pähe, panin ravimeid, käisin siin poes mingit hõbespreid kaitseks toomas ja andsin endast nagu parima täiesti nagu algajana siis, et mul ei olnud varem selliseid loomi olnud. Ja nad siis, Merilin tuli siis ühel hetkel, otsustas, et peab nad siit ära viima, et nad peavad saama taastuda putukate käest eemal, et saavad äkki siis lauta. Ja nad läksidki koju juulikuus, nad olid siin siis 2 kuud. Ja see ema, Lill ja see jääratall said, näitasid paremaid taastumise märke, said üsna ruttu nagu normaalsesse ellu naaseda teiste lammastega, aga see emane talleke Meeli, tema läks kohe tuppa ravile ja Merilin ja Raiko andsid nendest kõik, aga paari nädalaga läks kahjuks nii, et Meeli ei pidanud vastu ja ilmselgelt oli põhjus siin olek, tagajärg, surm ja ilmselgelt see tekitab nagu tunnet, et ma tean, et ei saa nagu mõelda, et oleks, on ja ega siis tol hetkel ma nagu tegin ju parimaid otsuseid, mis mulle tundusid ja aga läks ikka nagu halvasti ja tahaks nagu ajas tagasi minna ja ma ei tea, 2 nädalat nad varem koju saata või ma ei tea, ei saa öelda, et poleks neid üldse siia võtnud, ega me ei teadnud, me ju väga soovisime lambaid siia tuua ja väga õpetlik. Tore oli ka, aga kõige suuremalt siis kõige paremini ütleb selle kohta see, et see oli õpetlik kogemus, et ma ei tea, praegu õpetas see seda, et loomi me siia kindlasti, järgmine suve kindlasti ei võta ja ma ei teagi, kas siia üldse lammastega küll vähemalt tundub, et ma ei tea, et me ei ole siis
lambainimesed. jah, sellised kokkuvõtted siis sellest, kuidas meil nende lammastega läks. Et ma ei tea, Massoga ei olegi rääkinud, et mis me selle varustusega teeme, et ostsime 500 € eest umbes. Nii et selle kogu aediku ja elektrisüsteemi ja kõik, et ma ei tea, kas keegi tahab ära osta või mis me nendega teeme. Välja saada, kannad kaasas pagasid, nii põgened vaid enda eest ja tampud aina tagasi. Nii see on jah ikka olnud, miski ei saa muutuda, kui valikute räägastikus midagi ei muuda saa. Nii see on jah ikka olnud, miski ei saa muutuda, kui valikute räägastikus midagi ei muuda saa. Muuda saa, muuda saa, muuda saa, muuda saa. Kestavad, räästa all ju ikka sajab, omad vitsad peksavad. Elada saab igat moodi, eks sa ise otsusta. Õnga võib ju viisata, kuid selleni pead ujuma. Elada saab igat moodi, eks sa ise otsusta. Elada saab igat moodi, eks sa ise otsusta. Eks sa ise otsusta. Hey. See on tore, küünlad ja see on siis üliselsu maasikad ja mustikad. Meie jaoks on juba traditsiooniks saanud sel sügisel peaaegu iga nädal käime nädala sees üheks ööks mu emal külas. Ta elab meist tunni kaugusel, meil elab kõik sugulased, pere, lähikond elab Tapal või Tapa külje all ja sinna on meil tunnine sõit. Ja hetkel oleme poole tee peal, vist on 4. peatus. Kui te mõtlete, mis ma teen siin, siis imetan ilmselt. Et tegelikult see autosõit on justkui nagu mingi seal A ja B vahel alati igal seiklusel, aga tegelikult on tema ju ka suur arvestatav osa meie elust, et me ise juba teismelisena, ma mäletan, küsisime emalt iselt, et kas meil ei ole ühtki fotot, kus me sõidame autoga, et me sõitsime väga palju mööda Eestit ringi, seiklesime, aga pilte ei ole sellest, et kuidagi tegelikult on see ka suur osa elust ja selline oluline isegi, et me veedame väga palju aega siin bussis ja see on selline oma eriliste väljakutsetega olemine
siin alati, et need sõidud ongi läinud ju iga kord, kui on siis uuesti beebiiga, siis aina pikemaks, siis pärast jälle lühemaks, et meil on tegelikult väga head autosõitjad, aga Elsu on siin viimastel kuudel natukene väljakutseid meile esitanud. Nii, ta ei taha eriti magada, nii et vaatame siis, mis saab. Tommy's sisters are quick to follow Mum's example. His sisters are a bit more dominant and more confident. But so far, little Tommy just isn't getting it. At the reptile house, Asian pond turtles. Mis see sul on? Kas põrsamaja või mingi kindlus, pärisid vennad? Põrsamaja peabki olema kindlus vastas näh. Kõik ära. Sööd kõik terve ämbri tühjaks või? Memme ei saa. Memme ei saa. Memmele ei saa süüa. Elsu on issi tuli koju. Elsu on issi. Issi tuleb varsti koju. Tema on issi koju. Meie Elsu. Ta on kaka. Kaka-kaka-maka. 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 Missi-missi-missika. Missi-missi. Missi-tüsis. Tuska. Tuska. Seda näitama. Lapsed magasid koju sõites terve tee. Lihtsalt selline rahulik, ilma peatusteta sõit, mis on erakordne viimasel ajal. Aga nüüd siis on reede. Ootame Assot. Ta lubas tuua head süüa. Ja siis naudime õhtut ja hakkab nädalavahetus. Üldiselt on nii, et lapsed lähevad ise õue ilma minu ja Elsuta ja käivad siin iseseisvalt meil hoovis, et mul just eelmine nädal vist oli, käis sõbranna külas, kellel on ka 2,5 moonivanune ja tema jaoks oli nagu võõras see, et lapsed lähevad ise õue, sa ei pea neil nagu käima neid vaatamas, sest et nad saavad nagu nii iseseisvalt siin hakkama, meil on ahed turvaliselt ümber, esiteks, ja teiseks nad on sellega harjunud ja see on nagu tavapärane meil, et meil on situatsioone, kus ma panen Elsut magama mingisse lõunaunne ja tulen sealt magamistoast välja ja nad on ise õue läinud ja toimetavad siin aias ja ajavad oma lapse asju. Aga täna, praegu, nagu näete, lapsi mu ümber ei ole. Läks kuidagi niimoodi, et tulime õue, tahtsin suure hurraaga viia neid siin. Suure hurraaga, geniaalne. Viia neid siin mööda alleed, sinna lõppu, kus meil on see väike võsatukake, kus on kivihunnik, kus neil meeldib ronida, et lähme koos jalutame.
aga kõndisime siit mõnikümmend meetrit ja Mooni tahtis koju minna ja siis Leeno tahtis talle järgi minna ja siis nad läksid tuppa ja nüüd nad on omaette toas. Ja mina siis olen siin eeskujulikult värsket õhku hingamas, sest et peab rohkem õues olema, looduses kõndima, aga teed nagu seda laste jaoks esialgu, aga praegu ma olen lihtsalt täielikult isekas ja ma tahan ise õues olla. Vot, nii et me siin Elsuga jalutame. Aga ma mõtlesin, et ma jätan sinna nädalavahetuse nüüd niimoodi teie jaoks õhku ja sukeldume sinna omakeskis. Ja teiega näeme järgmine kord. Tšau!